Tervist, minu nimi on Georgi Abalõmov ja täna me jätkame meie boksi ABC videoloenguid, võib-olla nimetame neid nii. Ehk siis peale seda, kui me saime juba selgeks otselöögid, pähe, sammud õppeasendis ning võitlusasendis ning oleme teinud oma esimene kombo, siis meie peame tutvuma ka järgmise löögidega, ehk siis haagid ja siis uppercutid. Keegi ütleb, et haak on siis küljelöök, pumps, ja siis uppercut, on siis lihtsalt upper, nagu keegi eestlasest räägib. Aga jah, ehk siis mina üritan seletada nende löögide põhimõtted niimoodi, nagu mina aru saan nendest ja loodan, et te saate ka nendest õigesti aru. Et põhiliselt meil boksis ongi 3 põhilööki, ehk siis otselöök, ehk siis haak, ehk küljelöök ja siis uppercut. Nendel löögidel on siis 3 trajektooriumit, ehk siis jah. Et esimene trajektoorium on ette ja taha, kui me teeme otselöögis, käsi liigub ette ja taha. Pum, see on esimene joon. Haagide puhul siis on ju küljelt pumps ja pum, ehk siis vasakult paremale ja paremalt vasakule, ehk siis nagu teine dimensioon on ju, pum, paneme 2 joon kokku, on ju 2D. Ja siis kolmas on siis uppercut, mis liigub alt üles, ehk siis kolmas dimensioon. Ongi selline 3D süsteem ja et võib-olla paremini mõista neid lööke ja õigesti neid teha, ongi meil tähtis aru saada, et kuhu see löök, kuhu see meie keha energia siis peab liikuma. On ju. Kui me teeme otselöök, siis me liigume ette pump käega ja kehaga. Kui me teeme küljelöök, siis me teeme võib-olla liigume siis vasakult paremale, pump külje peale või siis vastupidi, paremalt vasakule. Ja kui me teeme uppercut, siis me liigume alt ülesse. On ju. Ja sinna peabki see tõuge fookus siis suunatud olema. Alustame siis haagidest. Mina jagan siis haake 8 haagiks. On olemas lühike haak, ehk siis, mis ma mõtlen, kus on nurk, on ju 90 kraadi, ja siis on olemas pikk haak, pump. Et praegu keskendume kõigepealt siis lühikese haagi peale, mida me kasutame siis lähivõitluses. Lühike haak on siis küljelöök, on ju kas vasakust käest või siis paremast käest. Löögimehaanika on suht sarnane, on ju. Jalg keerab sisse, me keerame sisse puusa, puus keerab sisse juba selja, selg keerab sisse õla ja siis käsi lendab. Pam, on ju. Ja pam. Tüüpiline võib-olla viga on see ja kõige suurem viga, et haagide puhul boksijad, kes just alustasid boksima, tahavad võtta hoogu. Ja see ei ole ime, sest tegelikult haagilöök on ju tegelikult kõige populaarsem löök võib-olla kuskil filmides ja mingis kaklusstseenides ja enamas nendest filmistseenides osalevad seal siis näitlejad, kes löövad nii, nagu nad oskavad ja siis nagu võtavad hoogu ja siis pärast, kui inimene vaatab, üritab seda lööki kopeerida, siis teeb umbes samamoodi. Aga ideaalne löök, sõltumatu sellest, kas on otselöök, kas on haak, kas on uppercut, on selline, kus löögi algus ei ole nähtav. See on ideaalne löök ja siis on ideaalne tehnika ja seda me peamegi jälgima. Et kõigepealt üldse aru saada, kuidas löök, näiteks haak peab liikuma, ma pakun oma õpilastele alati teha selline harjutus. Et samamoodi me võtame juba õppeasendid ja üritame lüüa mitte rusikaga, vaid küünarnukiga. Ja siis me teeme sellist harjutust. Ehk siis keerame samuti jalg sisse, puus sisse, hea sisse ja lööme küünarnukiga. Pam, pums, 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 tons, pums, pum. Võime samamoodi lüüa teise käega, teine küünarnuk, pums, pum, pum. Mille jaoks me seda harjutus üldse teeme, on selle jaoks, et tegelikult, et küünarnukiga me ei suuda võtta seda hoogu sisse, et panna käsi alla, nagu me teeme rusikaga. Ja tegelikult, kui me teeme kõik need liigutused õigesti, näiteks me keerame, pum, jalg on pööratud, puus on pööratud, küünarnukk on pööratud, siis tegelikult löök on juba sooritatud. Lihtsalt nüüd küünarnuki asemel me peame panema rusikas, tüš. Ja rusikas on meil siin paralleelne meie näole ja lõuale.
Ja siit sellest haagilöögist, nüüd me selle küünarnuki löögist, me nüüd moodustame haagilöög, pumps, tagasi, pumps, tagasi, pumps. Samamoodi teise käega, pum, küünarnukk, nüüd paneme rusikad siia, pum, küünarnuki asemele, rusikas on paralleelselt minu lõuale, näole ja siis ma löön siit, pam, pam, pam. Nii, ja siin läheme juba edasi eraldi pika teema juurde, ehk siis rusika positsioon. Kuidas hoida rusikat lähihaagi sooritusel. Tänapäeval on siis arvamus, et lähidistantsil rusikat tuleb hoida niimoodi, nagu me hoiaksime kruusi käes. Ja sellepärast selle rusika positsioon vähemalt vene koolides nimetataksegi seda nagu kruusiks, et me lööme kruusiga. Näete, et pöial on siis vaatab siis meie näo peale. Võib lüüa ka niimoodi. Näiteks Nõukogude Liidu poksikoolis, mis on siiamaani tegelikult, selle juured on kõige tugevamad, sest amatöörpoksis olümpiamängudel kõige edukamad meeskonnad on siis endisest Nõukogude Liidu ruumist. Löödi kõik haaki õpetati lüüa niimoodi, pum. Sest miks seda õpetati niimoodi teha, sest kindad olid niimoodi üles ehitatud, kui sa lööksid niimoodi, ehk siis kruusiga, siis sa lööksid avatud kindaga ja siis sulle oleks tehtud hoiatus. Minu isiklikud kogemusest on siis see, et kui täiskasvanud inimesed tulevad mulle trenni, kellel on juba jõud taga, on ju, lihased töötavad suured, on ju, hormoonid, kõik see asi nagu süsteem töötab, siis neil on jõudu palju, aga randmed on meil nõrgad. Ja kui need täiskasvanud inimesed löövad oma täisjõuga kruusiga kuhugi vastu lapad või vastu kotti või kuhugi veel, siis tihti tuleb välja, et nad ütlevad, et nende randmed saavad haiget. Kui nad löövad niimoodi, ehk siis kui pöial vaatab alla, mitte minu peale, vaid alla, siis ütlevad, et niimoodi on parem. Seega, kui te tunnete, et teil näiteks kruusiga on lüüa valusam, kui pöial vaatab alla, siis lööge niimoodi, nagu teil on mugavam ja mis tekitab teil vähem valu või eesmärk, et valu üldse ei oleks. Seepärast ongi väga tähtis, et me teeksime tugevamaks need kohad, mis on meil nõrgad, ja randmed eriti. Jah, et me peame läbi kätekõverdusi, muid harjutusi, võib-olla sangpommiga, jõusaali kangiga teha need randmed tugevamaks. Ehk siis pöörake tähelepanu kõik ka sellele aspektile. Muidu võite saada haiget päris pikaks ajaks ja siis teie treeningud kannatavad. Ja siis võib-olla see motivatsioon üldse trennis käia kaob ära. Miks üldse lüüa kruusiga on siis selline arvamus, et kui sa lööd kruusiga, siis löög on tugevam. Kui te vaatate professionaalset boksi, siis kõik lähivõitlus, mis seal toimub, lüüakse siis enamasti kruusiga, pum. Kui amatöörboksija läheb üle profiboksi, siis see on võib-olla üks asjadest, mida teda õpetakse ümber tegema. Et ärme nüüd löö niimoodi, niisugused haagid, vaid nüüd me lööme sellised haagid. Teine asi, siin on muidugi väga tähtis küünarnuki tase. Sõltumatus sellest, kas me lööme lühikest haaki, ehk siis lähidistantsi haaki või pikemad haaki, niisugust kangi haaki, on küünarnuki positsioon. Küünarnukk peab alati olema samal joonel, mis meie lõug, ehk siis kaitsma, ta peab kaitsma meie lõuga, tekitada sellist niisugust raami. On ju siis käsi ei saa meil, nagu vastase käsi ei saa meil samal ajal siia pihta minna. Kui me lööme selline küünarnukk, selline haak, populaarne viga, siis läbi siit võib vastase käsi ilusti pihta minna, pum. Vot niimoodi. See on tüüpiline viga, mida ma tihti näen. Seepärast on ju keskendume alati sellele küünarnuki üles viskamisele, et meie löök oleks
oleks õige ja korrektne.